Tere YouTube! Siin on teiega jälle Hani ja täna on Hani proovib 1, 2, 3, 18. osa. Ja täna ma siis proovin mõnusaid selliseid õnksuvaid küpsiseid. Meil on siis täna kaasas mõnusad präänikud, siis üks Kalev koos mustika või viinamarjaga, vahe pole, ja üks lahe Oreo. No nii, alustame siis kõige väiksemast ehk Oreost, mida kindlasti kõik tunnevad. Selline lahe must kabenupp ja proovin siis selle ära. See must küpsiseks, see pealmineks, see maitses selline tumeda šokolaadi moodi, eks. Ja siis see valge ümbriseks, see on mingi seal maitses selline nagu piimeks, aga ta maitses selline rohkem nagu nagu selline tugev, tahke hapukool selline. Ja, hapukreem. Ja vabandust. Hinnang. Hinnanguks annan sellise laeda hinde nimega 7 10. Ja siis lähme nüüd järgmise toote juurde. Kalevi küpsis selle viinamarja või mustikaga mul vahe pole. Ma olen ikka pisut olen lugematu. See on rosinatega, mitte viinamarja või mustikaga. Näete, korralikud küpsised. Selline lahe küpsis. See on selline tavaline küpsiseks. Ja nagu te näete, see must laik, see ongi rosin. No nii siis, proovib selle ära. See maitses nagu täiesti klassikaline küpsiseks. Aga see rosineks, see andis seda mõnusat mekki juurde, mis teeb selle küpsise palju lahedamaks ja maitsvamaks. Aga kui ma seda sõin, eks, ma nagu sen tunnen, nagu ma tundsin nagu sellist pannkoogi taigna moodi sellist toorest, eks. Isegi need on päris, taig on isegi muidu päris maitsev isegi, kui te olete neid proovinud. Nii siis, hinnang. Hinnang, isegi ma annan väga hea hinda sellise laheda hinda nimega 8 10. No nii siis, viimasena on meil siis präänikud ja siis teen lahti ja siis kohe saab need ära proovida. Vaadake, kui ilus präänik see on. Näeb välja nagu selline Hiina mütsike. Ja siis proovib nüüd selle ära. Kui ma hakkasin seda sööma, eks alguses ma ei tundnud väga midagi, nagu täiesti tavaline küpsiseks. Aga siis seal lõpupooleks hakkasin nagu seda küpsise sisemuspoolt nagu vaikselt tundma. See maitses selline korralik piparmünt. Oi, praegu see lihtsalt, seal suus lihtsalt käib see piparmünt, lihtsalt möllab seal. Tahaks mind ära tappa. Aga ma tean üht asja veel präänikutes, kuidas neid tuleb õigesti süüa. Kui tahate neid õigesti süüa, eks,
lähete ujuma, eks. Tulete ujumast välja, võtate präänikud ja siis panete need suu, siis need on nii head. Need on lihtsalt 200 korda paremad. Uskuge mind, te peate neid proovima. Kui te ei ole seda proovid, siis ma tulen teile. Siis tuleb Tahani teile koju ja annab teile plärts. Hinnang. Kui seda piparmündi maitset ei oleks, siis oleks ka hinnan lahjemaks, aga see tõesti seda hinnangut. Et hinnanguks panen, arvake ära, mis hinde ma panen. Muidugi 10 10-st. Sellega on video lõppenud ja head aega.